Tere, mina olen Põhja-Eesti Regionaalhaigla nefroloog Annika Toberg ja mina räägin täna Neeru kooli esimese loengu. Selles loengus räägin ma natukene täpsemalt, mis on neerud, kus nad asuvad, millist tööd need teevad ja kuidas me aru saame, et nad on haiged. Neerud on kuskil 10 kuni 12 centimeetri pikkused oakujulised paarisorganid ehk neid on 2 tükki. Kumbki neer asub siis kummalgi pool lülisammast, kõhuõõne tagaosas, alumiste roiete piirkonnas, alumise rinna ja 2 ülemise nimeli kõrgusel. Ja nad kokku kaaluvad kuskil 300 grammi ehk siis üks neer kuskil 150 kuni 180 grammi. Et kui seda ette püüda kujutada, siis mõlemad neerud võiksid olla kuskil rusika suurused. Kumbki neer sisaldab umbes 1,2 miljonit nefronit. Nefron on neeru funktsiooni funktsionaalne üksus, mis on võimeline iseseisvalt täitma spetsiifilisi transpordifunktsioone. Ehk siis neerude ülesanne toota uriini ongi nefroni ülesanne ja need nefronid tulevad sellega toime ainult üheskoos. Kui mingil põhjusel langeb välja väga suur osa nefroneid, siis neerude töö häirub. See tähendab seda, et tegelikult see neerufunktsioon kaob isegi siis, kui need nefronid, mis on alles jäänud, on täiesti normaalse struktuuriga. Siin on üks ilus neerupilt, mis näitab ära selle, et neer saab oma verevarustuse neeruarterist ja selle puhastatud vere viib tagasi vereringesse neeruveen. Ja seal vahepeal neerus on need miljonid plasmakesed ehk sellised väikesed veresoonte võrgustikud, mida nimetatakse glomeerulusteks. Need on väikesed filtrina töötavad neeruüksused, mida siis on neerudes umbes 1 miljon ja natuke rohkem. Nefron algab neerukoorest kera ja neeru kehakesena ja see koosneb veresoonte plasmakesest ja seda ümbritsevast plasmakese kihnust. Neerutoruke ehk tuubulus saab omaette alguse siis sellest samast glomeerulusest, plasmakese kihist ja on üks õhukeste seintega toruke, mis juhib ja filtreerib uriini. Neerude ülesanneteks on kehast jääkainete ja liigse vedeliku eemaldamine, vererõhu reguleerimine, keha happe alustasakaalu säilitamine, kaltsiumi ja fosfori ainevahetuse reguleerimine ja neerud toodavad ka hormooni erütropoetiini, millel on oluline roll vereloomes. Nüüd ma räägin nendest kõikidest funktsioonidest natukene lähemalt. Seda, et neerud eemaldavad organismist jääkaineid, seda teavad väga paljud inimesed. Ehk siis seesama uriin on tegelikult see jääkainetest küllastatud vere puhastamise lõpp-produkt ja selle ülesanne on viia kehast välja aineid, mida meie organism enam ei vaja. Samamoodi eemaldavad neerud organismist liigse vedeliku ja siin kohal peab ka meeles pidama, et ainevahetuse enda käigus tekib vedelikku, mida meie organism enam ei vaja ja see samamoodi läheb neerudega organismist välja. Neerud aitavad hoida ka vererõhku kontrolli all. Selleks on olemas selline hormoon, mille nimi on reniin. Kroonilise neeruhaigusega patsientidel ehk nendel patsientidel, kellel neer enam nii hästi ei tööta, kellel on neeru puudulikkuse tunnused, nendel võiks ravitulemuste parandamiseks olla vererõhk alla 140–90 mm elavhõbeda samba. Ja kui esineb selliseid riskitegureid, kus uriinis on valku, kus inimesel on suhkurtõbi, kui on südame- ja veresoonkonna haiguseid, siis see vererõhk võiks olla veelgi madalam, alla 130–80 mm elavhõbeda samba. Ja neerud aitavad toota ka punavereliblesid. Kui neid punavereliblesid on vähem, siis tekib aneemia ehk kehv veresus. Ja selleks on neerudel oma hormoon, mida nimetatakse erütropoetiiniks. Ja kui neerude töö häirub, siis seda erütropoetiini on vähe. Ja see tähendab seda, et luuüdi ei saa käsku toota punaseid vererakke ja inimesel tekib kehv veresus ehk aneemia. Erütrotsüüdid ehk punaverelibled
transpordivad organismis hapnikku ja see on see koht, kus võib-olla kroonilise neeruhaigusega inimene esimest korda tunneb, et midagi on valesti, sest aneemiaga käib kaasas kahvatus, väsimustunne, vähe energiat igapäevasteks tegevusteks, isutus, keskendumisvõime langus, võivad esineda unehäired, pearinglus, peavalud, aga ka südame pekslemine, hingeldus või õhupuudus. Neerud aitavad hoida ka luud tugevad. Nad osalevad kaltsiumi, fosfori ainevahetuses ja kui nendes mineraalainetes vereseerumis tekib muutuseid, siis see on üks tunnus, et neerud oma tööga enam hakkama ei saa. Mis on krooniline neeruhaigus? See tegelikult on algstaadiumis oluliste kaebusteta kulgev haigus, mis tähendab seda, et nad ei anna ennast märku. Nad ei valuta. See haigus ei valuta. Ja neerud tavaliselt ka kroonilise neeruhaiguse ehk funktsioonihäire puhul ei valuta. Kroonilise neeruhaiguse alla kuulub rida erinevaid neeruhaiguseid, mille puhul see neerufunktsioon väheneb aastate või aastakümnete jooksul ja see tähendab seda, et tavaliselt inimene kohaneb nende muutustega ja neid sümptomid tekivad nii aeglaselt, et need võivad jääda tähelepanuta. Küll aga haiguse õigeaegse diagnoosimise ja ravimisega on võimalik seda neeruhaiguse süvenemist aeglustada või isegi peatada. Erinevates maades on paljude inimeste neerufunktsiooni uurimisel leitud, et ligikaudu igal 10. inimesel esineb kergem või tõsisem neerukahjustus. Kroonilise neeruhaiguse süvenedes inimene võib tunda ennast väsinult, jõuetult, võib tekkida hingeldus, uneprobleemid, isutus. Nahk muutub kuivaks ja sügelevaks, esinevad lihaskrambid kas siis füüsilisel koormusel, aga väga iseloomulik on nende lihaskrampide esinemine öösiti, tuursed jalgadel ja ka silmade ümbruses. Ja selleks, et teada saada, mis on neerufunktsioon, siis tuleks teha 2 analüüsi. Üks nendest on vereanalüüs ja teine on uriinianalüüs. Vereanalüüsist me vaatame sellist väärtust nagu kreatiniin ja sellest arvutatakse glomerulaarfiltratsiooni kiirus. Glomerulaarfiltratsioon on selline arvutuslik väärtus, mis põhimõtteliselt hindab seda, kui suure võimekusega see glomeerulus või neerupäsmake töötab. Tervel inimesel see võiks olla üle 90 milliliitri minutis kehapindala kohta. Ja kroonilise neeruhaiguse puhul jääb see glomerulaarfiltratsiooni kiirus alla 60. Kui inimese filtratsiooni kiirus on juba väga madal, tavaliselt siis alla 15 milliliitri minutis, siis on tegemist sügava neerupuudulikkusega ja sellisel juhul see patsient peaks kindlasti olema juba neeruarsti juurde jõudnud. Uriinianalüüsis me vaatame albumiini, mis on üks valk, ja kreatiniini suhet. Ja kui me näeme seda, et uriinis on albumiini rohkem, siis tegelikult on ka see kroonilise neeruhaiguse tunnuseks. Siin on üks tabel, kuhu on kokku koondatud kroonilise neeruhaiguse raskusaste, kirjeldus ja siis seesama glomerulaarfiltratsiooni väärtus. Ehk siis ka sellisel juhul, kui see arvutuslik glomerulaarfiltratsioon on üle 90, aga inimesel esineb valgueritus uriinis, siis tegelikult on tegemist juba kroonilise neeruhaigusega raskusastmes 1. Lõppstaadiumi neerupuudulikkuse puhul on vajalik mõelda ka sellele, mida me teeme järgmisena, ehk siis on vajalik planeerida neeruasendusravi, millest tuleb juttu natukene hilisemalt. Kui patsient jõuab kroonilise neeruhaiguse raskusastmesse 4, kus tema glomerulaarfiltratsioon on 15–29, siis seda nimetatakse predialüüsi staadiumiks ehk siis neeruasendusravi eelseks staadiumiks. See tähendab seda, et tekivad neerupuudulikkuse sümptomid ja arstiga koostöös tuleks otsustada see, mida me teeme siis, kui see neer oma tööga enam üldse hakkama ei saa. Ja tavaliselt see juhtub siis, kui glomerulaarfiltratsioon on alla 15 milliliitri minutis
ja see on kroonilise neeruhaiguse raskusaste 5. Kui patsiendi krooniline neeruhaigus on jõudnud 4. raskusastmeni ehk tema EGFR on alla 30 milliliitri minutis, siis võiks alata patsiendi ettevalmistus neeruasendusraviks. Patsient selleks ajaks võiks olla juba nefroloogi jälgimisel, kuid sellel hetkel, kui me hakkame planeerima neeruasendusravi, me tegelikult tahaksime kaasata ka patsiendi perekonna, sest see on väga oluline ja elukorraldust muutev ravivorm. Dialüüsi vorme on tegelikult 2, on hemodialüüs ja peritonaaldialüüs. Hemodialüüs on dialüüsiliik, kus filtriks on masinas olev spetsiaalne filter ja see filter puhastab inimese verd. Peritonaaldialüüs on dialüüsivorm, kus selleks filtriks on inimese kõhukelme. Ehk siis sellel meetodil viiakse inimese kõhukelme õõnde spetsiaalne dialüüsilahus ja selle lahuse kaudu siis eemaldatakse pärast jääkained kehast. Mõlema dialüüsivormi valiku tegemise järgselt võiks olla dialüüsile ettevalmistav periood ehk siis püsiva dialüüsi tee rajamine. Ehk siis hemodialüüsi puhul selleks, et veri jõuaks masinas olevasse filtrisse, peaks rajama sellise spetsiaalse veresoonte ühenduse, mida nimetatakse arteriovenooseks fistliks. Mõningatel juhtudel tuleb selleks kasutada ka kunstsoont ja siis nimetatakse seda arteriovenooseks graftiks. Ja kui inimene otsustab peritonaaldialüüsi kasuks, siis tuleks eelnevalt paigaldada peritonaaldialüüsi kateeter. Selle patsiendikooli eesmärk on parendada teadmisi kroonilise neeruhaiguse olemusest. Et sellel hetkel, kui krooniline neeruhaigus on jõudnud hetkeni, kus peab otsustama neeruasendusravi osas, inimene saaks teha need otsused, mis on tema jaoks kõige õigemad, kõige paremad. Ehk need otsused me võiksime teha kõik koos. Aitäh!